Tere jälle! Me läheme edasi perekonna ülekohtu väljajuurimisega, selle teemaga. Ja alustuseks soovin ma uuesti välja tuua heebreakeelse sõna avon tähenduse, mis on piiblis üks olulisemaid asju, mida meil tuleb mõista, sest ilma selleta üritame oma kristlikku elu liivale ehitada. Inglise keeles on see sõna iniquity. Eesti keeles on see piiblis tõlgitud erinevalt, kas siis patt, süütegu või ülekohus. Seega on eestikeelsest piiblist päris keeruline seda sõna välja noppida, kuid selles õpetuses toon ma ära mitmed kirjakohad, kust võib seda sõna leida. Siia alla käivad perekonna ebajumalad ja ma toon pikemalt välja selle, mis on need ebajumalad, sest ma mainin seda seekord mitmel korral. Seega perekonna ebajumalad ehk traditsioonid, mida me kanname ühest põlvest teise, on kombed, harjumused, sõltuvused, sisse harjutatud mõtteviisid, perekonna teadlikult või teadmatult sõlmitud lepingud saatanaga ja nii edasi. Asjad, mis tulevad meile üle juba ema ihus ja seetõttu on neid palju keerulisem tähele panna kui ühekordset pattu. Lühidalt on heebreakeelse sõna avon tähendus Jumala sõna vastased hoiakud ja kalduvused. Ja läheme laulu 32 kolmandasse salmi, mille ma loen ingliskeelsest, ma loen piibli laiendatud tõlkest. Kui ma vaikisin enne, kui üles tunnistasin, kulusid mu luud liikmed ära mu päevasest hoigamisest. Sest päeval ja öösel oli sinu pahameele käsi raske minu peal. Mu ihu niiskus muudeti suvepõuaks. Seela, peatu ja mõtle rahulikult selle üle. Ma tunnistasin sulle oma pattu ja ma ei varjanud oma süüd. Avon. Ma ütlesin, ma tunnistan oma üleastumised isandale, pidevalt paljastades minevikku, kuni kõik on ära räägitud. Pidevalt paljastades minevikku, kuni kõik on ära räägitud. Siis sa andestasid mulle viivitamatult mu süü ja mu patu ülekohtu, avon. Seela, tee paus ja mõtle rahulikult selle üle. Selle andeks andmise pärast palvetagu igaüks, kes on Jumala kartlik. Palvetagu sinu poole ajal, mil sind võidakse leida. Tõesti, kui suured katsumuse veed üle voolavad, ei jõua need tema vaimuni. Me näeme siin selgelt, et Jumal kõneleb siin oma rahvaga ja mitte uskumatutega. Pane tähele, kuidas Jumala lunastustöö ulatub asja sügavusse, sinna samasse paika, kust patt alguse sai. Kui me tegeleme patuga ainult pealiskaudsel viisil, ehk siis me paneme tähele, et me eksime mingi Jumala seaduse vastu ja me parandame sellest meelt, siis jätkab ülekohtu juur jõudsat kasvu. Me oleme juba õppinud, et meil tuleb minna suguvõsa ülekohtu juurte juurde ning parandada meelt 4. põlveni välja. Seejärel palume, et Jumal kisub me vaimust, hingest ja südamest välja selle ülekohtu juured, et see ei saaks enam edasi minna. Seejärel me palume Jeesuse verepuhastust. Küsimus on, kas kristlase vaimus saab olla pattu? Mitmed vaidlevad selle vastu, et meie kui uuesti sündinud kristlaste vaimus saab üldse olla pattu või ülekohut. Paljud kristlased usuvad, et kui nemad said päästetud, siis ei saa nende vaimus olla mitte midagi muud kui vaid Kristuse vaim. Nad usuvad, et nende vaim on täiesti puhas. Piibel siiski seda mõtet ei toeta. Vaatame mõningaid kirjakohti, mis selle väite ümber lükkavad. Ja ma võtaksin 2. Korintlastele 7. peatüki ja 1. salmi, mis piibli laiendatud tõlkes ütleb. Seega, kuna need suured tõotused on meie omad, armsad, siis puhastagem end kõigest, mis saastab ja rüvetab ihu ja vaimu ning viigem oma pühitsus lõpuni Jumala aupaklikus kartuses.
Esimese Thessaloniklastele 5 ja 23. salm ütleb: ja rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi ja lõhki, eraldagu teid rüvetavatest asjadest, tehku teid puhtaks ja täielikult Jumalale pühitsetuks ja teie vaim ja hing ja ihu säiligu tervena ja terviklikuna ja laitmatuna meie Isanda Jeesuse Kristuse Messia tulekuni. Need salmid väidavad, et meil tuleb puhastuda vaimsest saastatusest ning Jumal nõuab pühitsust kõigis 3 osas meie olemusest. Seega, kui meie näeme mingit suguvõsa ülekohut, kas siis selle ilmutab meile püha vaim või on see ülekohus selgelt nähtav, tuleb meil sellest 4. põlveni välja meelt parandada ja paluda, et Jumal tõmbab selle ülekohtu juured me vaimust, hingest ja südamest igaveseks välja. Nüüd on veel üks asi, mida me ei ole veel vaadanud ja see on needus. Mis on needus? Apostel John Eckhardt määratleb needuse tähenduse oma raamatus Needuste tuvastamine ja murdmine ja ta ütleb, et needus on karistus, mille Jumal annab inimesele ja tema järglastele ülekohtu tagajärjel. Siin näeme, et peale meeleparandust tuleb meil tegeleda veel perekonna needustega. Ja nutulaulud 3. peatükk ja salmid 64 ja 65 ütlevad: tasu neile, Isand, nende kätetöö järgi. Sa annad neile südame kõvaduse ja pimeduse. Sinu needus on nende peal. Sageli tsiteerivad kristlased õpetussõnad 26 ja 2 salmi. Piibli laiendatud tõlkes on see: nagu varblane oma rännakul, nagu pääsuke oma lendamisel, nii ei täitu välja teenimatu needus. Ja mida nad selle all mõtlevad sageli on just see, et isegi kui keegi neid neab, ei lähe see needus täide, sest nad kuuluvad kristlusele. Kuid see ei ole päris tõsi. Ka kristlased saavad olla neetud. Kui meie ei kahetse oma vereliini süütegusid kuni 4. põlveni välja, on väga suur võimalus, et teatud needused töötavad meie eludes. Ka kui me küll parandame meelt suguvõsa ülekohtust, kuid ei purusta needuseid, siis needused jäävad. Ja needused tuleb eraldi purustada peale meeleparandust, sest ilma meeleparanduseta needust purustada ei ole võimalik. Needusi saab määratleda mitme korduva sümptomi kaudu, mis tulenevad konkreetsest ülekohtu juurest. Anna Mendes Ferrell toob ära oma raamatus Iniquity mitmed sümptomid, mis näitavad, et suguvõsa üle on needus. Ta toob ära ka nende needuste taga olevad võimalikud ülekohtu juured. Kellegi tegevuse kaudu suguvõsas on teatud needus saanud tulla kogu perekonna peale. Kui me näeme mingit needust toimimas oma perekonnas, tuleb meil paluda, et Jumal ilmutaks meile, millise patu tagajärjel see needus meie perekonna peal on ja sellelt meelt parandada. Anna toob ära mitmed needuste sümptomid ja neid needusi põhjustavad ülekohtu juured. Kui sina näed, et sinu peres või sinu elus esineb mingi needus, siis palu andestust selle ülekohtu pärast, mis on selle needuse sinu perekonna üle toonud ja purusta needuse vägi enda ja oma perekonna pealt. Ja ma loetlen mitmed needuste sümptomid, mis Anna toob välja oma raamatus Iniquity. Ja Anna ütleb needuste sümptomid, kroonilised finantsprobleemid, vaesus ja viletsus, maa, mis ei tooda vilja, ettevõtted, mis kuivavad ilma nähtava põhjuseta. Ja perekonna ülekohus, mis võib neid needusi põhjustada, on röövimine, pettus, nõidus, ebajumala kummardamine, inimeste usaldamine enam kui Jumala usaldamine, enda palgatšeki peale lootmine, Jumalalt kümnise ja annetuste röövimine, vale vandumine Jumala nimel. Järgmised needuste sümptomid, naiste günekoloogilised probleemid nagu pidev verevool,
kroonilised menstruatsioonitsükli häired, steriilsus, raseduse katkemine. Perekonna ülekohus, mis võib neid needusi põhjustada, on perepilastus, abielu rikkumine, lahutus, seksuaalne perverssus, abort, pornograafia, hoorus, seksuaalne kuritarvitamine, mäss ja sõnakuulmatus. Järgmised needuste sümptomid, kroonilised või mitmesugused haigused, mis tulevad üksteise järel. Perekonna ülekohus, mis võib neid needusi põhjustada, on ebajumala teenistus, nõidus, verevalamine. Needuse sümptomid, seenprobleemid nahal või küüntel, palavik. Perekonna ülekohus, mis võib neid needusi põhjustada, on nõidus, räpased tegevused, inimeste peale heidetud needused. Needuse sümptomid, pidevad õnnetused. Perekonna ülekohus, mis võib neid põhjustada, on mõrv, surm, verevalamine, surma kummardamine, spiritism, nõidus, ebajumala kummardamine ja satanism. Needuse sümptomid, abieluprobleemid, lahutus ja ebalojaalne abikaasa. Perekonna ülekohus, mis võib neid needusi põhjustada, on lahutus, ebalojaalsus, ebajumala kummardamine, nõidus, verepilastus ja abielu rikkumine. Needuse sümptomid, enneaegne surm ja enesetapp perekonnas. Perekonna ülekohus, mis võib neid põhjustada, on mõrv, verevalamine, ebajumala kummardamine, nõidus ja rahaarmastus. Verevalamine on ka see, mis kui perekonnas keegi suguvõsas on käinud sõjaväes, on käinud sõjas pigem ja on pidanud tapma, siis see on ka, millest tuleb meelt parandada, sest see on verevalamine. Needuse sümptomid, pidevad röövimised, pettused, külmutatud pärand, majade või kinnisvara kaotamine. Perekonna ülekohus, mis võib neid needusi põhjustada, on röövimine, pettus, ebaseaduslik kaubavedu, orjakaubandus. Needuste sümptomid, vaimsed probleemid, hullumeelsus, Alzheimeri tõbi, seniilne dementsus. Ja perekonna ülekohus, mis võib neid põhjustada, on uhkus, kõrkus, rikkuse usaldamine ja kangekaelsus. Needuse sümptomid, erinevad hävinguvormid. Perekonna ülekohus, mis võib kõikvõimalikku hävingut selles perekonnas põhjustada, on jällegi eelnevate põlvkondade mõrvad, vägivald, joomine, narkomaania, nõidus, ebajumala teenistus ja enesetapp. Needuste sümptomid, igasugused solvangud ja kuritarvitamised, mis tulevad ühe perekonna või ühe inimese suunas. Ja perekonna ülekohus, mis võib neid needusi põhjustada, on vägistamine, väärkohtlemine, laim ja laimav keel. Needuste sümptomid, rändajaks või hulkuriks saamine, oma riigist välja heitmine, illegaalina võõral maal elamine. Ja perekonna ülekohus, mis võib neid needusi põhjustada, on mõrv ja rikkuse usaldamine. Needuse sümptomid, lüüa saamine vaenlaste ees. Ja perekonna ülekohus on ebajumala teenistus, nõidus ja mäss. Me näeme, et väga paljude needuste taga on ebajumala teenistus ja nõidus. Need on asjad, millest enamusel Eesti peredest tuleb meelt parandada, sest enamjaolt on perekonnas keegi, kes on käinud nõidade juures, kes on käinud ennustajate juures ja sellest tuleb meelt parandada. See oli nüüd vaid lühike kirjeldus needustest. Neid on hulganisti enam, kuid selleks, et hakata neid oma perekonnas ära tundma ja tähele panema, ma tõin esile need, mis Anna oma raamatus välja toob. Ka põhjused on vägagi üldised. Kui keegi tuvastab, et ta on needuse all, tuleb talle esimese asjana minna Jumala ette ja teha kindlaks selle needuse põhjuse. Põhjuseid võib leida iseendast või oma suguvõsast. Tavaliselt leidub neid mõlemast.
Ma soovitan iga asjaga, mille püha vaim ilmutab, eraldi Jumala ette minna ning paluda, et tema näitab täpselt selle, millest tuleb meelt parandada. Jumal võib hakata minevikust vägagi detailselt asju esile tooma. Vahel võib meie tunnetus olla väga õrn millegi suhtes ja võib-olla on tunne, et see, mis tuli, see on minu omaenda mõte. Sellegipoolest soovitan usaldada seda õhkõrna tunnetust ja tuua kõik Jumala ette, mis südamesse kerkib. Seejärel tuleb sellest ülekohtust meelt parandada ning selle deklaratsiooniga oma vaimust välja juurida. Kui see on tehtud, tuleb needused tühistada, purustades nende enda ja oma laste ja lastelaste elude pealt. Lõpetuseks kuulutama elu üle võitu, sest Kristus tehti needuseks meie eest. Ja see on, nagu me kõik teame, Galaatlastele 3. peatükk, salmid 13 ja 14 ja Piibli laiendatud tõlge ütleb, Kristus ostis meie vabaduse, lunastades meid seaduse needusest ja selle hukka mõistmisest. Saades ise needuseks meie eest, sest püha kirjas on kirjutatud, neetud on igaüks, kes ripub puu küljes, on risti löödud. Selleks, et Kristuse Jeesuse vastuvõtmise kaudu saaks Abrahamile tõotatud õnnistus osaks paganatele, et me usu kaudu kõik saaksime püha vaimu tõotuse teostuse. Näiteks ülesöömine, alkoholi ja narkootikumide ja ravimite tarbimise juur on enesehävitus. Kui mina hakkasin lugema Anna Mendesi raamatut, siis oli ülesöömine ja alkoholi tarbimine üks esimesi asju, millest ma meelt parandasin. Sellepärast, et see oli lihtsalt nii ilmne. See on arvatavasti sees praktiliselt igas Eesti perekonnas. Mida ma siis aga ei teadnud, on see, et ülesöömise, alkoholi, narkootikumide, ravimite ületarbimise juur on enesehävitus. Ma mäletan, et tegelikult ma panin tähele enesehävitust oma elus juba üsna noorena. Ma nägin seda, et ma jätkuvalt ise hävitan ennast, aga ma ei mõistnud, miks ma seda teen ja ma ei teadnud ka, kuidas seda lõpetada. Ma pingutasin kõvasti, et mingil alal edu saavutada ja mu pingutused kandsid vilja. Ma saavutasin selle, millesse ma ennast valasin, kuid seejärel ma hakkasin ise hävitama seda, mille ma olin saavutanud. Ma ei suutnud seda hoida, mis iganes see siis ka polnud. Lisaks sellele hävitasin ma end ülesöömisega. Seega mul tuli parandada meelt enesehävitusest 4. põlveni välja ja paluda, et Jumal selle enesehävituse juure mu vaimust, hingest ja südamest igaveseks välja tõmbaks. Kui ma oleksin parandanud meelt ainult umbrohu pealsest ehk siis alkoholi, ravimite, toidu või narkootikumide kuritarvitamisest, siis oleks see enesehävituse juur edasi mu vaimu jäänud ja selle vili oleks jätkuvalt edasi kasvanud. Ma oleksin suutnud tahtejõu abil selle vilja ära hoida, kuid mingil raskel või keerulisel hetkel oleks kurat mu uuesti auku tõmmanud, sest tema seaduslik õigus mind piinata oli jätkuvalt edasi minu elus, minu vaimus. Seega on tohutult oluline paluda, et Jumal ilmutab mingi konkreetse ülekohtu, mida me suguvõsas esineb, ning tõmmata selle juure välja. Suguvõsa ülekohtu juured on meie vaimus. Meie vaimust liigub, me sünnime sellega, see lihtsalt me sünnime juba sellega, see on meie vaimus, sealt liigub see edasi hinge ja hakkab mürgitama hinge ning sealt kaudu liigub see ihusse, kus see hakkab haigusi tekitama. Ja sellepärast ongi perekondade üle mingid konkreetsed haigused, mis tulevad, nagu iga põlvkond saab selle sama haiguse, aga see tegelikult on see ülekohus, mille juured tuleb välja tõmmata selleks, et see haigus saaks ka hävitatud selles perekonnas. Ja seda näitab laul 109, salm 18, Piibli laiendatud tõlkes ütleb, ta riietas end ka needmisega nagu oma rõivaga ja see imbus tema sisemusse nagu vesi ja nagu õli tema luudesse.
Suguvõsa ülekohus moodustab äärmiselt mürgise vedeliku, mis koguneb kehasse, istub luude sees, halvendades seeläbi elundeid ja üldist tervist. Ülekohus siseneb maamunade kujul, nagu ütleb sõna, luues vähkkasvajaid, mis paljunevad. Ülekohus loob meie sees pimedusest paksud ämbliku võrgud, mis põimuvad lihastesse, tuues kaasa tugevat valu ja füüsilist kõdunemist ning allakäiku. Ja sellest räägib Jeesaja 59. peatükk. Ma loen salmist 1. Vaata, isanda käsi ei ole üldse lõhenenud, et ta ei saaks päästa, ega tema kõrv kurtusest tuhmunud, et ta ei kuuleks. Aga teie süüteod, Aavon, on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele ja teie patud on peitnud tema näo teie eest, nii et ta ei kuule. Sest teie käed on rüvetatud verega ja teie sõrmed ülekohtuga, Aavon. Te huuled on rääkinud valet, te keel pomiseb kurjust. Mitte keegi ei kaeba kohtusse ega nõua õiglust, vaid selleks, et teistele kahju teha, selleks, et saada ülemäärast kasu. Keegi ei lähe kohtusse ausalt ja ei räägi tema juhtumist tõtt, vaid nad usaldavad tühjust, väärtusetust ja tühisust ning valede rääkimist. Nad sünnitavad pahandust ja toovad esile kurja. Nad hauvad mürkmaamune ja koovad ämbliku võrku. Kes sööb nende mune, sureb ja purustatud munast poeb esile rästik, sest nende iseloom on hävitav, surmav ja kuri. Suguvõsa ülekohus vangistab inimese nähtamatus maailmas. Suguvõsa ülekohus toob perekonna üle needused ja tekitab haigusi ihus. Kui me oleme hakanud tegelema suguvõsa ülekohtu väljajuurimisega, siis tuleb meil hakata palvetama ka oma ihude eest, et need kurjad ülekohtu veed voolaks välja me elunditest ja ihust ja kuri ülekohtu õli voolaks välja me luudest, kontidest, liigestest, kõhretest. Ja me võime palvetada midagi sellist, me võime ka käed enda peale panna ja kuulutada, ma käsin kurjal ülekohtu veel oma elunditest ja kogu ihust välja voolata Jeesuse nimel. Ma käsin kurjal ülekohtu õlil oma luudest, kontidest, liigestest, kõhretest välja voolata Jeesuse nimel. Seda palvet tuleb arvatavasti mõnda aega palvetada, sest suguvõsa ülekohtuga tegelemine võtab aega. Seejärel õnnista oma ihu. Isa, ma tänan sind, et Jeesus Kristus kandis kõik minu valud, haavad, haigused ristipuul, selleks, et mina ei peaks neid oma ihus kandma. Ma tänan sind, et Kristuse vermete läbi on mulle kogu ihusse tulnud täiuslik tervis pealaest jalataldadeni. Ma õnnistan oma ihu. Hea on teha seda lausa detailselt, alustades varvastest ja jalataldadest kuni juuksejuurteni välja. Ma tänan sind, isa, et sa uuendad minu nooruse nagu kotkal. Ma jooksen ja ei väsi, ma kõnnin ja ei tüdi Jeesuse nimel. Ma tänan sind, isa, et nii samuti nagu Jooso ja Kaalep olid 80-selt niisama värsked, terved, tugevad, nooruslikud ja selge mõistusega, nagu nad olid olnud 40-selt. Nii samuti olen seda ka mina Jeesuse nimel. Lõpuks, kõige suguvõsa ülekohtuga tegelemise keskel tuleb meil alati meeles pidada seda kõige olulisemat. Kes me oleme? Me oleme oma taevase isa armastatud lapsed ja meid on loodud osaduse ja armastuse jaoks. Jumal on oma sõnasse pannud mitmed seadused, keelud ja käsud. Need ei ole meie piiramiseks. Need on selleks, et me mõistaks, mis on asjad, mille kaudu hingevaenlane saab seadusliku õiguse meie elus, selleks, et varastada meilt Jumala tõotused ja külvata hävingut. Jumala vaim ilmutab meile jätkuvalt asju, millest meelt parandada. Ta teeb seda armastuses ja meil tuleb alati meeles pidada, et me oleme piiritult ja täiuslikult armastatud oma taevase isa poolt.
ja esmane, mida ta meilt ootab, on osadus. Meie hing igatseb järgida reegleid, vaim igatseb elavat osadust loojaga. Eelmisel korral ma jagasin sellest, kuidas Jumala vaim mulle näitas, et ma alateadlikult üritasin välja teenida Jumala headust enda vastu. Seda ei saa välja teenida. Isa on alati hea, kuid küsimus on selles, kas meie usume, et ta on hea. Kas me usume, et taevane Isa soovib me vajadused täita ja meile häid anda või me arvame, et ta teeb vaid seda ainult siis, kui meie õigesti käitume. See õigesti käitumine on väga kaval asi, mille me oleme enamjaolt ise oma hinges välja mõelnud. Ja kujutame ette, et kui me teeme need mingid konkreetsed asjad õigesti, mida usume, et Isa meilt ootab, olgu siis paika pandud aeg piibli lugemiseks või palvetamiseks, et siis on meil õigus küsida temalt häid asju. Alles hiljuti jagas üks mu tuttav minuga oma tunnistust. Ta oli pikalt palvetanud teatud asjade eest, kuid ta ei olnud saanud palvevastuseid. Lõpuks küsis ta Jumalalt, miks sa ei ole mu palvele vastanud? Vastus tuli kiiresti ja oli väga ootamatu. Isa vastas, sest sa ei usu, et ma olen hea. Sa ei usu, et mina olen hea. Me räägime teistele, et Jumal on alati hea. Me laulame kirikus, et Jumal on hea, kuid kas me seda ka oma südame põhjast tõeliselt usume? Piibel ütleb, et me saame kõik palvevastused vastavalt oma südame usule. Sageli pole meil aga ei aega ega soovi ausalt oma südamesse kiigata. Meil on lihtsam teha kõik võimalikke kombetalitusi, mida me usume, et Jumal meilt ootab. Tunduvalt keerulisem on jääda vait ning vaadata, mis me südamest esile kerkib. Vahel on see lausa hirmu äratav tegevus. Valus on vaadata enda sisse ja näha seda valu, mis sealt vastu vaatab. Kuid just see ausus, ehedus, siirus on see, mis toob meid lähemasse osadusse oma hea taevase Isaga ja avab meie ees uksed, mis ilma selle osaduseta jääks igaveseks suletud. Me oleme loodud osaduse ja armastuse jaoks. See on alati esmane. Ja kui me tegeleme patuga, siis on nii kerge, et me silmad lähevad selle patu peale. Kuid meil tuleb hoida oma silmad oma hea Isa peal ja teada, et me oleme loodud osaduse ja armastuse jaoks. Aamen. Ma loodan, et see õnnistas sind.